sõbrad, piiskop Haan, akadeemiline pere siin ja teisel pool kraani. Ma vabandan, oli üks tõsine kohtumine, ei saanud kahjuks puududa, et sellest ka see väike hilinemine. Ma tahaksin seda väga olulist konverentsi tervitada Jumala sõnaga, mis meil on tänase päevaks antud ja kuivõrd konverentsist puudutab Uut Testamenti, siis Uue Testamendi sõna. Ja apostel kirjutab esimeses Korintuse kirjas nõnda. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud me eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesust Kristust ja temast kui risti löödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega, et ei usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Amen. Austatud kolleegid, kallid õed ja vennad Kristuses. See kuuldud kirjakoht, ma usun, annab nagu hea asetuse või tooni ka tänasele konverentsile, kus ilmselt me võiksime oma mõtteid suunata väga erinevates suundades, aga et me hoiaksime need Jeesusel Kristusel. Ja võime siis öelda, et mitte ainult Jeesusel Kristusel, vaid temal kui risti löödul. Ma usun, et siin on ka väga kohane meenutada seda, mida on 20. sajandi Eesti üks suurimaid teoloog Elmar Salumaa öelnud, et Kristusest rääkides alati on võimalik siis Kristust intellektualiseerida, psühhologiseerida ja moraliseerida. Et ma usun, et need ohud ei ole ka tänasele kuulutusele ja missiooni kuulutusele sugugi mitte tundmatud, aga just Kristuse kuulutamine ristilööduna, eriti me oleme kannatusajas ohvrina, kes on meie eest surnud. See on luterliku kuulutuse kese ja teede vennad, nagu ka teine rõhuasetus tänaseks päevaks on siin, et kõik toimub ikkagi väe ja vaimu läbi. On kenasti öeldud, et ilma Jumala vaimuta ei saa mitte midagi, ja kui meenutada Rooma kirja esimest peatükki, siis seal räägitakse ka evangeeliumist kui väest päästjale. Ja ma arvan, et ka sellise teoloogilise kooli ja konverentsina alati peame olema ju teadlikud selles, et kuulutus ei ole ainult teooria, vaid see on tõeks saanud teooria, Kristuse kesksus ja midagi, mis on vaimu väe läbi toimetatud. Sellised rõhuasetused, head kolleegid, meile kaasa. Olen väga tänulik austatud dekaanile ja ka heale sõbrale. Mitte ainult tänase konverentsi eest, tegelikult ka eelnevatel aastatel sa oled korraldanud selliseid konverentse, kus just siis Uus Testament ja Uue Testamendi kuulutus otsib on leidnud selle väljendusest missioonitöös ja koguduse ülesehitamises. Ja ma usun, et just tänases rahutus maailmas me mitte siis ainult me ole kutsutud mõtestama seda, mis toimub Ukrainas, mis toimub maailmas, aga me oleme kutsutud ka seda evangeeliumit kuulutama ja teeks elama, ja see kindlasti annab meile veel selliseid uusi tahke juurde tänaks tööks, nii et soovin Jumala õnnistust. Suur tänu! Midame siin? Nii oligi. See oli ka dekaanil palve, et peame siis alguspalvega ja tõuseme hetkeks palve. Päevan isa, täname selle töö ja tee eest, mis selle päeval on juba tehtud ja käidud. Ja palume nüüd, issand, sinu
juhatust ja sinu õnnistust ka algavale konverentsile, et sina juhataksid ettekandeid, nendest arusaamist, annaksid uut kvaliteeti ja loomulikult me palume, et kõik see hea ja oluline, millest me räägime, võiks ka saada siis kasuks ja meie kiriku ülesehitamiseks. Issand Jeesus, meie mõtted on jätkuvalt Ukrainas ja palume sellele õudusele lõppu seal, kus inimlikud võimalused tunduvad ammu olevat ennast ammendanud. Me palume sinu abi ja juhatust ja sekkumist ja rahu kogu maailmale, aga rahu meile kõigile ja anna siis see, mida me kuulutame Kristust ristilööduna vaimuväes, et see oleks meie kuulutus, meie töö, aga et see oleks ka meie usu ja meie usu kese ja meie usuks. Palvetame Jeesus sinu enda sõnadega, meie Isa, kes oled taevas, ühistatud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu ja hoidku kõige väeline ja halasta Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Veel kord suur tänu ja õnnistatud konverentsi. Kiirel ajal on see piiblikonverents nüüd juba kas 9. või 10. ja meil on alati olnud seos ka Eesti Piibliseltsiga, kelle esimees, kelle juhataja Salumäe on siin ja me palume sinult sõna ja tervitust Eesti Piibliseltsi poolt. Jah, hea meel kõiki tervitada. Praegu hetkel veel siin, aga mõne aja pärast juba siis veebi kaudu, sest tuleb veel asuda ja ootavad. Aga mina tervitan teid kõiki tänase päeva juhtsõnaga meie kiriku kalendris. Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest, sinu kaitse alla ma ripun. Selleks me tegelikult ka täna siin ju koos oleme, et ennast Jumala hoole alla anda. Me oleme kiriku aastas nüüd läinud siis nagu sammu edasi pikast paastoajast, oleme nüüd astunud viimasesse 2 nädalasse, kus me otseselt väga konkreetselt mõtleme juba kannatuse teemale. Ja kindlasti sel aastal sõna kannatus on meie kõikide jaoks ka hoopis teise tähendusega. Täna on siis 43. sõjapäev. Kui see sõda algas, siis ega meist keegi ei kujutanud ette, et see võiks kesta kuigi kaua, aga nüüd 43 päeva on juba Euroopas olnud taas sõda. Ja alati võib imetleda selle üle, et on neid inimesi, kes arvavad, et tegemist on millegi enneolematuga. Ei, need asjad on kõik ammu varem ja kordi juba toimunud. Ja 16. sajandi Hispaania karmeliidi müstik Püha Risti Johannes, kelle elu endalgi oli täis kannatusi ja raskusi, ta on öelnud, mida raskem on koorem, seda kergem see saab, kui seda kantakse armastusest Jumala vastu. Ja siin pannakse meid tõesti kõiki proovile. Ja peame hästi tähele panema seda sõnastust. Ka ta ei ütle mitte ka kõige raskem koorem saab kergeks, kui kantakse armastusest, vaid ta ütleb, mida raskem on koorem, seda kergemaks see saab. Nii et sellepärast ei pruugi me sugugi
imestada selle viha ja kurjuse üle, millises maailmas me elame. Tõenäoliselt muidugi on ka meil Euroopa rahvastena ja riikidena midagi olulist jäänud viimastel aastakümnetel tegemata. Me oleme võib-olla elanud ühes teatud mullis ja mõelnud, et asjad ongi nii lihtsad, nagu nad paistavad. Aga tegelikult ei ole. Ja täna oodatakse just nimelt maailmas otsust tegelikult meie kiriku ja Jumala rahva käest, mida ja kuidas edasi minna. Mida raskem on koorem, seda kergemaks see saab, kui seda kantakse armastusest Jumala vastu. Ka algav piibli seminar, konverents on tegelikult üks õpetus, kuidas me võiksime ikkagi sellest armastuse käsust täpsemalt ja rohkem ja selgemini aru saada. Meil on ju vahest see arvamine, et mis see kiriku liikmeks olemine ikkagi nii väga on, maksad oma liikmemaksu, käid armulaual korra, aeg-ajalt ka jumalateenistusel, aga see, et meilt oodatakse midagi palju rohkemat, see on, mille juurde ka kindlasti järgnevates ettekannetes peame keskenduma. Ja eks me lähtume ikkagi ELK põhikirjast ja meie põhikiri ütleb, ELK ülesanne on Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine ning sellest tulenevalt haridus, diakoonia ja missioonitöö tegemine ja muul viisil kristliku usu ja armastuse levitamine, edendamine ja süvendamine. Need on meie ülesanded. Veel tahaksin nimetada seda, et juba mõni aeg tagasi oleme alla kirjutanud ühe uue dokumendi Eesti juubelipiibli väljaandmise koostöökoguks. On olnud nüüd need koroonaajad ja nüüd sõjaaeg ja selle suure tegevuse ja rahastamise ja kõigega oleme tegelenud, aga mitte niimoodi, et me oleksime võinud juba alustada väga jõuliselt seda tõlkimise tööd ja protsessi. Aga ka teid kõiki oodatakse piiblit tõlkima. See ei pea jääma meist kellestki kõrvale, vaid igaüks peaks võtma kätte piibli tema algkeeltes ja hakkama seda tõlkima enda ja teiste jaoks. Kui see seminar selleks kaasa aitab ja meid julgustab piibli tõlkimise ja piibli sõnumi jagamisega tegelema, siis me oleme tõesti üheks väga vajalikuks ürituseks kokku saanud. Nii et teeme siis tööd, pingutame ja näeme vaeva, ärme lükkame midagi edasi. Ma nägin ka koroona ohud olid need, et järjest lükati asju edasi. Ei, meie ülesanne on tegeleda nüüd ja täna. Ärme lükkame ka sellepärast edasi, et nüüd on sõjaolukord, nüüd tegeleme teiste asjadega. Ei, Jumala asjadega me tegeleme kogu aeg, iga päev ja igal hetkel. Selleks ma tahan soovida jõudu ja julgust teha tööd täna ja nüüd. Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest, sinu kaitse alla ma kipun. See on meie soov, lootus ja tee. Soovin tunnistatud konverentsi. Vaatasin ka kella, see vist ka.
kes meist läheks, kes meilt läheks, saada mind. See on nii konkreetne lause, nii konkreetne sõna, mis hakkas kuidagi kumisema septembrikuus, kui hakkasime otsima kuupäeva ja aega sellel aastal Uue Testamendi konverentsi pidamiseks. Need konverentsi on umbes 10 aastat peetud ja viimasel 3 aastal on peetud seda fokusseerimisega missionile, ka teisi fookuseid on olnud. Aga see Jesaja sõna, ma kuulsin issanda häält küsivalt, kes meilt läheks. Ma ütlesin, vaata siin ma olen, läkita mind, on nii olevikuline, kui veel saab olla, mida ka piiskop Salumäe esile tõi. Aga nii nagu me alustasime selle päeva otsimisega ja selle mõtte väljatöötamisega ja nende inimestega, kes tulevad ja panustavad selle läbiviimisesse, nii nagu sa kunagi ei tea ette, mida elu toob, nii eile sain teate ühelt ettekandjalt Jaan Lahelt, et tema tervis ei võimalda täna tulla. Ja veel paar päeva tagasi saime korraldada nõnda, et ettekandja Vallo Ehasalu sai oma ettekande ennem lindistada ja selle tõttu on meie päevakord täna järgmine. Kõigepealt tervitan meid selle valge ekraani kaudu, mis on ka üks suur õnnistus, et me oleme selle siia majja saanud. Magister Vallo Ehasalu oma ettekandega prohveti sõna paljudele rahvastele ja keeltele ja kuningatele ilmutusraamat 10:10-11. Selle järel on järg minu ettekande käes missionina tõlgendatavad mõtted synoptilistes evangeeliumites. Ja siis me peame esimese pausi. Minu ettekande puhul saame küsimusi ja vastuseid esitada, saame vestelda. Vallo Ehasalu puhul see võimalus jääb ära. Peale seda nii-öelda kohvipausi, mis on ka söögipausiks, on peale seda teises pooles doktor Ingmar Kure teema Apostel Pauluse missionistrateegia. Ja siis on samuti küsimused, arupused ja siis tuleb teine kohvipaus. See on natukene magusama kaasmaterjaliga ja siis peale seda tuleb assessor Katrin Helena Melderi sõnum, peale seda kolleegi Anneli Niimi sõnum ja see suubub kohe otse üle paneelvestluseks, kus meil ettekannete pidajad ja oma sõnavõttude esitajad on siis ka pärast paneelvestlusel. Me oletame, et paneelvestlus võib alata kella 4 paiku ja vahepealsed tööd ja tegemised suures osas, aga mitte päris täpselt liiguvad selle ajakava kohaselt, nagu me oleme seda siin ka püüdnud ette näha. Ja ma annangi siis kolleeg Vallo Ehasalule nüüd sõna ja ta tuleb suurelt meie ette. Suur rõõm jälle teemadest ja tuli mõte avada üht uudismaad, teemat, millega seni olen tegelenud vähe ja püüan ennast parandada, nimelt vaadata, mis on ilmutusraamatu mõte missionitööst. Ja selle juures, kui me piiblit loeme, tuleb alati üks mõte, kuidas piiblit lugeda. Üks meetod on see, et me võtame piiblist kirjakoha ja painutame seda oma seniste veendumuste, oma tänase teoloogia alla. Ja teine meetod on see, et lasta piiblil nõnda rääkida, et see ütleb meile midagi, mida eile veel me ei teadnud. Ja selline püüdlus avada midagi uut, künda sisse uus vagu, oli ka 2 viimase kuu minu idee ja
kolleeg Peeter Roosimaa abiga tulin ma ilmutusraamatu 10. peatüki juurde, mis sisaldab mõningaid ilusaid missioonitööga seotud mõtteid ja peatüki viimane salm ütleb: ja nad ütlevad mulle, sa pead jälle prohvetina kõnelema rahvastele ja hõimudele ja keeltele ja paljudele kuningatele. Võiks tõlkida ka prohvetina kõnelema rahvustele ja rahvastele, keeltele ja paljudele kuningatele. Või siis, et paljudele käib ka rahvaste ja keelte kohta. Ja see avab meie ees ühe selge missiooni mõtte, et tõepoolest terve maailm on avatud. Aga enam veel, kui seda maailma avarust tahaks ma mõõta pühakirja avarust. Ja selline loetelu tuletab meelde apostlite tegude raamatust sõna Ananiasele, mis juhatab sisse Pauluse elutöö ja seal öeldi Pauluse kohta, et tema ei ole üldsegi mitte koguduse vaenlane, vaid tema on välja valitud tööriist kandma minu evangeeliumit rahvaste ja kuningate, samuti Iisraeli laste ette. Ja samuti Matteuse evangeeliumis 10. peatükis ütleb Jeesus oma jüngritele, et teid viiakse valitsejate ja kuningate ette minu pärast tunnistuseks neile ja samuti rahvastele, kas siis rahvastele tunnistuseks või rahvaste ette. Ja sellega Jeesus näitab, et kui te olete minu jüngrid, küll te tunnistate ja kuulutate paljudele. Samas on see seotud ka natukene traagilisema alatooniga juba apostlite tegude raamatus ja Matteuse evangeeliumis, nimelt sellepärast, et see minek sinna ei olegi vabatahtlik. Me oleme ju harjunud mõtlema missionäride eluloole, et nemad läksid missionikooli ja nad nägid, kuidas laevad liiguvad eri mandrite vahel ja mõtlesid selle peale, et mina kui missionär võin ka minna näiteks Aafrikasse ja Aasiasse. Aga siin piibli sõna ütleb, et missionärina või kuningate ette viiduna sa oled pigem otse kui vangis, kui sunnitud ja sinu tunnistus ei olegi mitte see ilusasti teoloogiliselt sõnastatud tunnistus, vaid see on tunnistus, mida sinult nõutakse ja ähvardatakse, et pigem ära tunnista. Ja millal Paulus kui Jumala välja valitud tööriist kuningate ette sattus, üks on muidugi kuningas Agrippa Jeruusalemmas, ja teine on juba helgem mõte siis, kui Paulus ütles, mina nõuan keisri kohut. Ja see näitas tema taotlust. Ma lähen Jeruusalemmast edasi kuni Roomani. Ja Roomas öeldakse Pauluse kuulutuse kohta juba seda, et Jumala sõna levis akolüütos, takistamatult. Ja Matteuse evangeeliumis ka, kui räägitakse, et teie satute kuningate ja hegemoonide ette, siis selle esimene pilt on Jeesus Kristus ristile minemas. Tema oli ju ka poliitikute ja valitsejate ees sellega, kui tema oli andmas oma tunnistust. Aga edasi ilmutusraamat kasutab selliseid loetelusid veelgi ja võib-olla ilmutusraamatu stiili juurde juba kuulub taoline loetelu, nii nagu ka minu ettekande pealkiri on teatud loetelu ja näiteks 6. peatükis on loetelu kuningad, suurnikud, tuhatkonna ülemad, rikkad,
asukad, vägevad, orjad, vabad. Need on siis need, kes peavad ära ehmatama sellest, mida Jeesus Kristus teeb. Ja võib-olla tahab ilmutusraamat ka seda öelda, et need, kelle ette meie läheme oma tunnistusega, nemad ka ehmatavad. Meie kardame maailma, aga me ju ei tea seda, et võib-olla maailm kardab meid veelgi enam. Aga nüüd, mis on see sõna siin, mida peab tegema? Sa pead jälle kuulutama prohvetina. Ja iseenesest see on üks keeruline asi, mida tähendab, et sa pead jälle kuulutama prohvetina. Kas seda, et eelmine kuulutus on lõppenud, tuleb järgmine, või on siin mõte selles, et mõni vana prohvet minevikust, näiteks Jeremia, tõuseb üles ja kuulutab jälle, või et Johannes Patmose saarel määratakse Jeremia või Hesekieli ametijärglaseks. Nii et tema kuulutas muiste, sina kuulutad tänapäeval. Aga need mõtted on just Hesekieli raamatus. Räägi prohvetina Iisraeli vastu. Pööra oma pale Jeruusalemma vastu ja räägi prohvetina. Ja selles me näeme, et see prohvetina kõnelemine, see on just nimelt taoline raske sõna rahvale. Ja 11. peatükk näitab seda sõna raskust, mis on prohvetil öelda, ja kui Hesekiel on suunanud selle sõna Iisraeli vastu, siis siin ilmutusraamat suunab oma sõna just nimelt paganate vastu. Ja see on hukkamõistusõna paganatele, mida ilmutusraamat alati ütleb. Ja siis veel, mida see sõna kuuluta prohvetina tähendab või ennusta ka, nagu on piibli tõlgetes kirjutatud. See ilmutusraamat nimetab sellist sõna nagu tema orjad prohvetid. See on tsitaat Jeremia raamatust ja seda on tsiteerinud ka sünoptiline pärimus, prohvet kui Jumala ori. Ja nüüd ilmutusraamatu autor on otse kui see kõrge ja auline ori, kes võib kuulutada selle kõige suurema ja vägevama sõnumi. Siin 10. peatükk mainib veel teisi missioniga seotud või mida on võimalik missioniga seostada, selliseid mõisteid nagu müsteerion ja evangelizo. Ja see sõna evangelizo ei ole üldse mitte tihti kasutatav sõna Johannese ilmutusraamatus. Näiteks siin samas peatükis seda kasutatakse samas tähenduses, mida Septuagintagi kasutab. Kas või sõjasõnumi kuulutamisena, samuti teade kaotusest, ka seda Septuagintas kasutatakse sõnaga evangelizo. Nii et see ei ole mitte ilmtingimata rõõmusõnum, vaid mis tahes sõnum. Ja kui läheme siit edasi, siis peatükk 14, salm 6 kasutab seda tõesti juba meilegi hästi arusaadava kuulutuse mõttes, igavene evangeelium, kuulutatav maaasukatele, igale rahvale, hõimule, keelele, rahvusele. Ja sellega antakse siin juba selge evangeeliumi mõte, mis on ka Paulusel ja mis on meile nõnda arusaadav, aga sõna müsteerion selle juures siinsamas 10. peatükis. Müsteerion üldiselt ei ole väga levinud sõna Uues Testamendis. Ilmutusraamatus esineb seda 4 korral ja 3 korda need tähendavad müsteeriumi just selles mõttes, et see on varjatud, aga nüüd see avaneb. See on nii nagu semipärane galuut
või nii nagu kreekapärane apokalüpsis, et sina ei tea, aga mina avaldan sulle. Ja siinkohal selles peatükis on see sõna müsteerion siiski ilusamini paigutatav veel ühele taustale. Nimelt Rooma kirja, ebaehtne muide lõpudoksoloogia, mis on hästi võrreldav Efesose kirjaga, Kolossa kirjaga, kus see on väga ilusasti välja kirjutatud teema. Nimelt see, et kiriku kuulutus, see tähendab Jumala saladuse ilmsiks toomist maailmale. Mitte, et Jumal tahaks varjata maailma eest mingeid müsteeriume, mingeid saladusi, mingeid vandenõusid, vaid seda, et Jumala asjad paratamatult on inimese jaoks arusaamatud, võõrad, need on taevas sündinud, need on isa südames sündinud ja patusele langenud inimesele juba definitsiooni poolest arusaamatud. Ja nüüd, kui Jeesus Kristus sai inimeseks, siis selle tulekuga läbi taevaste maa peale tema tegi Jumala saladused avatuks. Nii et saladust rohkem ei olegi kui ainult see, mida me näeme Jeesuse Kristuse isikus, tema töös. Ja siinkohal ilmutusraamat tuleb just nimelt sellele Kolossa kirja tõeliselt hästi välja kirjutatud müsteeriumi mõttele lähedale. Et Jumalal on teatud skeem, mille järgi ta ennast maailmale avab ja ilmutusraamat on üks nendest panustest selle skeemi avaldamisel inimeste jaoks. Ja see ilmutuse skeem siin näitab, kuidas Jeesus Kristus saab nähtavaks maailmale ja see nähtavaks saamine on, kui me vaatame näiteks kunsti või ka rahvapäraseid mõtteid, kuidas moodi aru saada ilmutusraamatust, siis see oleks ju nagu mingisugune draama, mingisugune võitlus, aga siin taustal tuleb näha ka ilmutusraamatu üldist ülesehitust. Siin on võitlev kogudus maa peal ja avanenud taevad, mis räägivad sellest jumalateenistusest, mis toimub taevas ja annab meile võimaluse samastuda meie oma koguduse jumalateenistuses killukesega sellest, mis toimub taevas. Ega ilmaasjata ei ole nõnda, et agendas on küllalt palju ilmutusraamatu tsitaate. Just sellepärast, et näidata meie jumalateenistus siin peegeldab taevast jumalateenistust. Ja kui vaadata veel seda olulist missiooni mõtet, siis on paigutatud Kristuse kuulutus Vana Testamendi taustale ja see taust räägib, et Jumal on loonud oma rahva. Ta on loonud Jeruusalemma selleks, et oleks tempel Iisraeli 12 suguharul ja seal toimub kõik jumalateenistus, seal on Jumala leping, seal on käsud ja seal me näeme Jumala heldust ja armu. Aga Vana Testamendi prohvetid alati ka näitavad seda, et taustaks on teised rahvad. Isegi taustaks on teised jumalad, keda kutsutakse välja kohtusse, vaidlema, riidlema meie Jumalaga, kes ehitab uuesti üles Jeruusalemma. Ja miks need mõtted teistest rahvastest, palverännakust Jeruusalemma, need mõtted sõnastavad seda, et Jumal, kes on Iisraeli rahvaga teinud lepingu, tema on see, kes toob päikese idast ja viib läände, vaatab kõigi rahvaste peale ja tal on mingisugune tundeline side olemas ka teiste maailma rahvastega, mitte üksnes oma rahvaga Iisraeliga. Ja tal on see mõte
teised rahvad ka võivad tulla Jeruusalemma kummardama, teised rahvad otsivad ka ja mõtlevad, mis on ometi see eriline seal Jeruusalemmas. Ja üks selge mõte sellele on Ilmutusraamatus 2 korda esinev motiiv, et ma nägin Jumala poega seisvat ja ühes teises kohas teeb sedasama üks võimas ingel, seisvat nõnda, et üks jalg oli kuival maal ja teine oli meres. See on muidugi sümbolikeel, maa, kus elavad inimesed, mis on Jumala loodud, maa, mille pärast võideldakse ja maa, mis ka päästab inimesi ja päästab, aga meri, see on Foiniikia muistenditest tuntud vaenulik jõud. Et miski, mis uputab, miski, mis sisaldab nähtamatut ja ähvardavat, sellega on võimalik muidugi väga ilusti toime tulla, vägagi hästi, nagu foiniiklased seda tegid, aga mõte sellest, et meres elab kuri Jumal jammu, kelle käest me vajame päästmist. Ja see, kuidas nüüd Kristus või tema ingel panevad ühe jala merele ja teise kuivale maale, näitab Jeesus Kristus tegeleb mõlemaga, päästab inimesed mõlema peal, mõlema pinnal ja ta tahab päästa kõiki neid inimesi nii kuival maal kui mujalgi. Aga siit edasi üks Ilmutusraamatu oluline mõte järgmisena, mis ka missioonitööd puudutab ja paneb selle meie jaoks natukene ootamatusse valgusesse, aeg. Mis aeg on meil praegu käes? Ja Ilmutusraamat ütleb siin seda, et veel pole käes aeg. Meie tunneme, et aeg on meie käes, täna on väga hea päev, eile oli veel parem päev, aga see, kuidasmoodi aeg ei ole tegelikult meie valitseda, seda kirjeldab Ilmutusraamat ka tõeliselt valuliselt, seepärast et märtrid küsivad, kui kaua veel ja märtreid tuleb veel juurde. Nii et aja lõpp oleks päästmine koguduse jaoks. Kogudus on ühes laevas, maailm on teises ja see koguduse laevuke ootab päästmist. Millal õige oleks päästmine? Ilmutusraamat näeb ka maailma just väga oma pilgu läbi. Esimene Clemensi kiri ja Johannese Ilmutusraamat on kirjutatud, võib öelda, täpselt samal ajal. Aga üks räägib sellest, et maailmas valitseb täielik rahu. Miks ta ei peaks valitsema, kui on olemas ometi Rooma sõjavägi, mis ju rahu eest hoolt kannab? Ja Ilmutusraamat seevastu näitab, maailmas ei ole mingit rahu. On üks suur kuningas, kes kohe peab langema, on väikesed kuningad, kes on tema kaudu saanud osakese oma võimust, aga see kõik peab langema, seepärast, et maailm on nõnda kuri ja on kohtu all ja samas maailm mõistab kohut koguduse üle. Ja kui tavaliselt me oleme harjunud mõtlema, et missioonitöö, see on töö inimestega, et nende elu oleks ilusam, täidetud kõigega, et nad tunneksid halastust, et nad saaksid osa haridusest, siis Ilmutusraamat ei näita missionit mitte sellest küljest, vaid ta näitab, et missioon on otse kui Jumala tegude seletus. Kõik teod tehakse üle meie peade, Jumal teeb oma võimsaid tegusid, Jumala vaenlased teevad oma võimsaid tegusid, kõik on üle, miski ei ole meie käes valitseda, aga missioon on see, et me näeme, kuidasmoodi Jumal seda teeb
ja meie võime olla nendeks, kes avavad midagi Jumala tegudest ja viisist, kuidas tema valitseb. Ja seetõttu just tema sõna suunatud kuningatele, suunatud rahvastele, nii nagu Danieli raamatus ka räägitakse, võib küsida, et kus see väike missionär neid kuningaid näeb, aga Daniel näitab, ilmutusraamat näitab, et need kuningad satuvad just sinna kohta, kus kõlab kohtuotsus ka nende üle. Ja see, et aeg ei ole meie käes, eks selle jaoks on ka Matteuse evangeeliumis üks paralleel, et millal see kõik sünnib. Te ei jõua käia läbi Iisraeli linnu, enne kui kõik see sünnib. Mida peaks see sõna tähendama? Üks võimalus tõlgendada, et see kõik sünnib väga ruttu, kiiremini kui üks reisimees väikest riiki jõuab läbi käia. Teine mõte selle juures, alati on olemas pelgupaik, kusagil on Iisraelis linn, kuhu teie võite veel minna, kus te võite veel leida rahu. Ja see ilmutusraamatu perspektiiv, maailmas ei ole rahu ja meie ootame rahu, seda rahu, mis on Jumala altari juures taevas. Võiks öelda, kui realistlik see perspektiiv on. Ilmutusraamat on ju kirjutatud õieti 7 kogudusele. Need on geograafiliselt vägagi kitsas piirkonnas ja taustaks on Jeruusalemm. Johannes kirjutab kõike otse kui üks Vana Testamendi jätkaja. Tema maailm on ikkagi heebreapärane maailm. Tema missionitöö tahab viia taevasse esindajad 12 Iisraeli suguharust. Aga miks nõnda räägib ta siis kuningatele ja rahvastele, aga sellepärast just, et Jumala rahval on oma kutse teenida Jumalat ja sellesse Jumala teenimisse on võimalik terve maailma müsteerium tõmmata enesega kaasa. Ja missioon on Jumala kättemaks, aga missioon on samal ajal ka talle pulmapidu. Ja kui Jeesus räägib sellest, et üks vägev kuningas korraldas pulmapeo või Johannese evangeelium algab Kaana pulma mõttega, siis siin on just see mõte, Jumal on tulnud maa peale tegema oma tegusid. Ja ilmutusraamat kirjutab selle välja just selle mõttega, et me oleme kutsutud talle pulmapeole, tal ise on meie keskel, tema on maailma üle kohtumõistjana Jumala aujärje peal ja tema on ka koputamas uksele, et pidada õhtusöömaaega. Mitte mis tahes seltskondlikku söömaaega, vaid õhtusöömaaega koguduse keskel. Ja sellel talle pulmapeol on üks eriline mõte veel, et talle pulmapeol need võõrad kuningad, need süüakse ära. Miks taoline maitsetu võrdlus, kui neid kuningaid nii mitu korda mainitakse, küll Vanas Testamendis, küll ilmutusraamatus, aga see on just see prohveti ähvardav sõna, et teie kuningad, teie peate nägema, mis koha võtate te sisse talle pulmapeol, siis kui Jeesus Kristus otsustab maailma saatuse üle. Ja ilmutusraamat ütleb ka, et tal valitseb raudkepiga rahvaste üle. Ja näitab seda ka, et see pulmamaja uks ükskord suletakse. Jeesus on seda näidanud, et Jumala riik on selline kutse Jumala korraldatud peole, Jumala pühale teekonnale
ja ükskord see teekond saab otsa ja uusi inimesi enam ei võigi tulla, seepärast et aeg, see ei ole meie valitseda. Aeg on Jumala käes. Ja kui ilmutusraamat nõnda räägib meile missioonitööst, mida me otse kui ise teha nii väga ei saagi, mis toimub eelkõige üle meie peade, need vägevad prohvetid kuulutavad kohtumõistmist maailmale, meie ei saa seda järele teha, seepärast et meie kohtumõistmine maailma üle, see pole muud kui vestlus poliitikast. Ainult Jeesus saab rääkida õigesti kohtumõistmisest maailma üle. Aga meie väike maailm, mida me elame oma koguduse keskel, seal, kus on jumalateenistus, mis on seal meie missiooni ülesanne? Kõigepealt pitsat meie peale on juba pandud ja Jumalapoja pitsat, mis ütleb seda, et teie kuulute meie juurde. Teie olete juba see Jumala kogudus. Ja teil on minu käsud ja minu tunnistus ja see mõte ilmutusraamatus, mida annab meile kristlaseks olek. See annab meile ühe erilise tunnistuse. Meie käes on Jumala käsud, Jumala Jeesuse Kristuse tunnistus. See näitab seda tervikut, mille Jeesus annab meie kätte. Nii nagu Vana Testament räägib seadusest ja armust, lepingust, heldusest, alastusest, nõnda räägib ilmutusraamat meile sellest erilisest tunnistusest ja seda võib tõlgendada suhteliselt heebrea kirja taustal selle mõttega, et see oleks nagu konfessioon. Just tänapäeva mõttes, et inimesed koondunud usutunnistuse ümber. See ei ole muidugi mitte partikulaarne konfessioon, vaid see on selline konfessioon, millega on võimalik alati ühineda. Ja sellega ta näitab, et tema on kutsunud meid oma orjadeks. Ja see mõte meie kui Jumala orjad, see väljendab seda, et Jumal on siin maailmas peremeheks ja meie oleme tema esindajad. Ja siin on peremehe ja sulase vertikaal, mitte ühiskondlike kihtide horisontaal. Karl Marx oli see, kes ütles kunagi, et ilmutusraamat on Uue Testamendi parim raamat, kuna see räägib nii ilusasti klassivõitlusest, aga Karl Marx ei ole ka mitte alati parim piibli tõlgendaja olnud. See mõte siin on eelkõige antiikajal seotud vertikaaliga, et kui mina tulen ja ütlen, et mina olen ori, siis sellega ma ei väljenda, et ma olen madalam ühiskonnakiht, vaid see tekitab vestluspartneris kohe küsimuse, aga kelle ori, kellega mul on ometi au rääkida. Ja tõepoolest sul on au rääkida Jeesuse Kristuse, maailma kohtumõistja orjaga. Ja tunnistus on tõepoolest ilmutusraamatu üks eelissõna ja tunnistus ei ole iseenesest väga aktiivne. Tunnistus on meie peale pandud ja juba otsustatud, aga see tunnistus, mida meie kanname, on nii mõjuv. Ja kandma evangeeliumi, kandma Jeesust Kristust, see on ka just üks mõte apostlite tegude raamatust, kuidasmoodi seal Paulus saab selleks, kes kannab, ja ilmutusraamat näitab oma kogudusele ka üht olulist mõistet, nimelt mõiste võit. Ja võit ei ole Vanast Testamendist pärit mõte. Vanas Testamendis Iisraeli sõjavägi mitte kunagi ei võida. Kuningas mitte kunagi ei võida, selle asemel tema saab abi,
ta päästetakse. Ta saab Jeshua või teda keegi teine, Jošia, päästab ära, annab abi. Ja kuigi ilmutusraamatu autor on väga heebrealik mõtleja ka oma kohmakas kreeka keeles, siis selle kreekaliku mõiste võit toob ta oma teoloogiasse sisse ja sellega ta näitab, et maailmas on võitusid. Ta ütleb seda, et maailmas on ka selliseid võitusid, mis ei ole meie võit. Seal, kus maailma valitsejad võidavad Kristuse koguduse üle, Kristuse tunnistajate üle. See on siis märtrite teema. Aga see näitab ka, et kui teie olete seal ühest neist 7 kogudusest koos ja kui teie olete koondunud oma tunnistuse ümber ja teie sellest tunnistusest ja sellest esimesest armastusest peate kinni, siis teie olete võitjad ja see võit käib teiega kaasas. Tänan teid tähelepanu eest, kahetsen oma eemalolekut ja soovin ilusat konverentsi jätku.